Nii, lugupeetavad eelarve kontrollikomisjoni liikmed, kallid kutsutud külalised. Mul on ettepanek sellel töönädalal arutada ka olulisi teemasid riigi arengu, aga ka eelarve mõjuga. See on siis kaitseinvesteeringute olukorda ja kaitsetööstuse arengut. Ja kolmapäeval arutada siis kontrolli aruannet, mis puudutab regionaalarengu juhtimist Kagu-Eesti näitel. Kui see on vastu, on komisjoni liikmed sellega päri, ma loen selle päevakorra kinnitatuks. Ja me arutaksime siis nüüd täna neid teemasid koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor härra Elmar Vaheri, Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe ja samuti ka riigikontrolör Janar Holmi ja siis Kaitseministeeriumi esindajate proua Pille Pärnpuu siseauditi juhina ja Erko Siitaniga Kaitseministeeriumi nõunikuga, eks ole. Et ma siis kõigepealt annaksin sõna, et rääkida siis sellest, et milline on planeeritud tegevusega, mis on siis ette nähtud Kaitseministeeriumi arengukavas, riigikaitse 10-aastase arengukavas, et milline on siis praegu tegevuse seis ja milline on siis kaitseministri hinnangul ka praegu rahvusliku kaitsetööstuse ja sellega seotud otsuste tegemisel olukord ja siis kuulaks ära ka teiste osaliste tähelepanekud ja läheksime küsimuste arutelu juurde. Kui selline mõttekäik on vastuvõetav, siis ma annaksin sõna härra kaitseministrile. Ja, hea komisjoni esimees ja komisjoni liikmed, püüan võimalikult lühidalt teha, et saaks vestlust rohkem pidada. Võib-olla on mõistlik, et küsimusi on rohkem. Kõigepealt meie kaitseplaneerimisest, et võib-olla kõik ei tea, aga lühidalt meie kaitseplaneerimine on selline rahanduslikus vaates 4-sambaline. Esimene sammas on julgeolekupoliitika alused. Julgeolekupoliitika aluste värske dokument jõudis Riigikokku nüüd just ja selles dokumendis sätestatakse siis riigikaitsele vähemalt ettepanek on, et Riigikogu kinnitaks, et meil oleks kaitse planeerimises võimalik arvestada vähemalt 5%-lise SKT numbriga. Seda me oleme teinud viimased, alates sellest aastast on 5% plussi. Lähiaastate kinnitatud RES-i vaate ütleb meile, et ta on sel aastal umbes 5,1, järgmisel aastal umbes 5,1 ja siis ta tõuseb kuskil 5,4-5,5 peale, isegi 5,6 peale. Sõltuvalt sellest, kuidas majandusarengud on loomulikult, aga see on nii-öelda planeeritud eelarve raam. Ja kui me paneme siia välisvahendid juurde, siis isegi ma pakun, et 28-29 võib ta jõuda seal 5,8-5,9, võib-olla isegi 6%, sõltuvalt sellest, milline on uus Euroopa Liidu programmi perioodi raha riigikaitsesse ja tundub, et riigikaitsesse on sealt rohkem tulemas. See on esimene sammas, ehk siis julgeolekupoliitika alused. Teine sammas on riigikaitse arengukava. Riigikaitse arengukava kinnitab Vabariigi Valitsus 10 aastaks ja Kaitseministeeriumi poolne sisend, kuna see on laiapõhjaline riigikaitse arengukava, siis Kaitseministeeriumi sisend on Riigikantseleile edastatud, kus me näeme siis sellise suurema laia pintslitõmbega, et kui palju meil vahendid kasutada on. Kui parlament kinnitab julgeolekupoliitika alused sellisel kujul, siis meie esialgne prognoos on, et meil on 10 aastaks kasutada umbes 27 miljardit eurot riigikaitse tugevdamiseks. Sealt järgmine dokument on siis see, mida me igal aastal üle vaatame, ehk siis praegu käimas olev Kaitseministeeriumi arengukava 4-aastane vaade ja selle 4 aasta vaates me ütleme siis juba täpsemalt ära, et millised on need võimearendused, millele me järgmisel 4 aastal raha suuname. Nende võimearenduste planeerimisel on kõige olulisem dokument siis NATO väevõime eesmärgid, mida me oleme kokku leppinud ühiselt eelmise aasta 2. juunil NATO kaitseministrite kohtumisel, kus siis lepiti kokku, et selleks, et kõik riigid ühiselt saaksid kollektiivkaitset korraldada, tuleb siis igal riigil täita oma roll ja see on siis selles väevõime eesmärkides välja toodud.
Ja see on see, mille alusel me teeme siis Kaitseministeeriumi arengukava ja loomulikult selle eelduseks on ka siis see, mida Kaitseväe juhataja sisendina on andnud sõjaliste võimete poole pealt ja sellest tulenevalt tekivad ka siis soetusplaanid või investeeringuplaanid. Ja siis loomulikult igal aastal Riigikogu kinnitab riigieelarve. Et need on need nii-öelda raamid, milles me tegutseme. Kui me tuleme nüüd eelmine aasta versus see aasta, siis kõigepealt eelmise aasta sissejuhatuseks ütlen ära, et Kaitseministeeriumi eelarve täitmine oli kõikidest ministeeriumitest kõigest suurem. Meil oli 97% eelarve täitmine, millest investeeringu ja hankekava sai täidetud 100%. Need 3%-lised ülekandmised, mis oli kokku summas 44 miljonit, et Urmas on alati väga täpselt vaadanud, kui suured on ülekantavad jäägid. Kaitseministeeriumi jääk oli eelmisel aastal 44 miljonit. Kui täpne olla, siis 44,4 miljonit. Ja see 44 miljonit on valdavas enamuses kohustustega kaetud ja need olid seotud eelkõige siis punkt 1 meie personalikuludega. Me ei tea kunagi täpselt ette, mitu inimest on haiged, mitu inimest läheb töölt ära, ehk seal tekivad mingisugused lõtkud nii suure süsteemi puhul, nagu Kaitseministeeriumi valitsemisel on. Ja punkt 2, majanduskulud. Ja majanduskulude poole pealt samamoodi me ei tea ette kütuse hinda, me ei tea ette kõiki planeeritava või kõiki soojahindasid ja nii edasi. Oli teatud ulatuses ka välisvahendite jääke. Eelkõige oli see seotud siis umbes 4 miljoni ulatuses Ukraina abiga. Ukraina abi siis täpsemalt IT-koalitsioon. IT-koalitsiooni summad tänaseks on ära kantud. Põhjus oli seal pigem NATO hankeagentuuri siis töökoormus, millest tulenevalt nad ei jõudnud kõiki investeeringusummasid ära kasutada. Ja mis puudutab Eesti kaitsetööstusest ostmist, et kuna Eesti kaitsetööstus on ka teema, mis sa palusid käsitleda, siis Eesti kaitsetööstuse Kalev saab siin täpsustada, aga kogu numbrid on kasvanud 22. aastast, kus oli umbes 150 miljonit käivet, natuke vähem, on tänaseks kasvanud 760 miljoni peale, ehk selline 5-kordne kasv on olnud kaitsetööstuses 5 aastaga. Ja kui me vaatame nüüd Ukraina abi, siis Ukraina abi eelmise aasta summad peaksid olema praeguseks vist kõik juba nii tarnitud kui välja makstud, ehk siis oli suurusjärgus 90 miljonit seda ja selle aasta lepingud on kõik sõlmitud, nii et see on ka päris kenasti Eesti kaitsetööstuse poolt vastu võetud. Ja kui ma vaatan nüüd selle aasta summade kasvu võrreldes eelmise aastaga, siis tõesti summa kasv on kõige suurem ja Riigikontrollil on siin olnud korduvalt õigeid tähelepanekuid, et me peame olema veendunud, et me suudame need investeeringud ka ära kasutada. Ja nende investeeringute ärakasutamise koha pealt siis see, mis me oleme teinud, mis me rakendasime ka eelmisel aastal, mis tõigi meile selle 100%-lise hanke ja investeeringukava täitmise, oli see, et riigieelarve baasseaduses on Riigikogu poolt antud õigus võtta ette kohustusi ja need ette kohustuste võtmised on andnud meile selle võimaluse, kus siis hanke investeeringukava on 100% täidetud. Nii et sellel aastal me oleme sama asja teinud, Erkikile on antud luba siis sõlmida ülelepinguid või ütleme nii-öelda siis tulevaste perioodide arvelt ja see annab siis meile võimaluse, et me saame paindlikult siis 4 aasta sees neid summasid, mis Riigikogu on eraldanud, kasutada efektiivselt kaitsevõime tõstmiseks. Nii et need võib-olla oleks sissejuhatuseks minu poolt, Urmas, kui sa lubad sellised põhilised märkused. Ja eelarve täitmist oleme siin vaadanud, kui sa küsid ka selle aasta eelarve täitmist ja prognoosi, et siis esimese kvartali täitmise prognoos on selline, nagu me planeerisime, aga kõige suurem täitmise osa tuleb loomulikult 3.–4. kvartalis, kui hakkavad siis suur osa hangetest ka kohale jõudma. Ma võin sulle ette öelda ka mõned riskid, et mis on riskid. Riskid on kindlasti meie partnerite poole pealt, eelkõige tarne viibimised, nii välispartnerite kui osalt olnud ka meie enda Eesti partnerite puhul väikseid viibeid. Need me oleme saanud siin riigisiseselt ära klaaritud. Aga välispartnerite puhul, kui nüüd USA on läbi käinud, HIMARS-i hange läbi käinud, siis seal Eesti maksumaksja raha kinni ei ole, seal on USA raha. Ehk see HIMARS-i moon on USA raha, mitte Eesti maksumaksja raha. Aga loodame, et seal on nii-öelda siis viimase teadmisega kinni jäänud ainult HIMARS-i
siis põhimoon, et õppemoon ja Javelinid oleme saanud liikuma. Nii et seal on ka häid uudiseid ja mõne tarnijaga, kes meil on välispartnerid, kes on mõjutatud veel siin Iraani sõjast, on mõningad tarneviivitused veel, aga seal oleme koheselt võtnud ka meetmed tarvitusele, näiteks kui Iisraeli puhul on teatud radarid jäänud ootele, siis sõlmisime kohe või ütleme, tegime kohe otsuse, et me võtame siis teist tüüpi radarid teise tarnija käest, toome järgmisest aastast sellesse aastasse ja saame vast seal ka nagu selle ümbertõstmistega siis kiiresti selle garanteeritud, et vägi saab kätte oma radarid, mis tal vaja on ja eelarve saab ka efektiivselt kasutatud. Nii et ütleme, kõige keerulisem, ütleme, kõige suurem riskikoht ei ole mitte see, et mida, kas Kaitseinvesteeringute Keskus on suuteline lepingud ära sõlmima, vaid tarnimise poole pealt on need riskid, kus me näeme, et on probleem. Et selline võib-olla lühike sissejuhatus. Nii, aitäh. Ma annaksin sõna siis härra Elmar Vaherile, Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektorile, et milline on siis seis praegu eelarve täitmisega siis Kaitseinvesteeringute vallas? Lugupeetud juhataja, head liikmed, 26. aastal oleme siis oma hankemahtu, mis on 1 miljard eurot aastas, kasutanud umbes 10%, mis on aega varasemaid kogemusi arvestades tavapärane, kuna siis selle aasta esimene pool alles on käimas ja täitmise protsent alles kasvab. Samas hankekavad, kui vaatad, kus on lepingud peale tehtud ja tõepoolest tarned ei ole veel saabunud, aga lepingud on olemas, oleme kokkuleppele jõudnud ettevõtetega, nii rahvusvaheliste kui siseriiklikega on tegelikult see osakaal tunduvalt suurem, umbes 17%. Teine vaatenurk, mida raha, mida ERKIK juhib, on seotud taristuga. Meil on kasutada sellel aastal 170 miljonit taristu ehitamise, hooldamise, haldamise kulusid ja seal on kasutusosakaal 14%, mis on ka tavapärane, seda mõjutab väga palju, milline oli talv, millised on meie uued hooned, millised ka hooned on ehitatud. Et ühesõnaga taristukavaga seonduv on ka normi piires. Nüüd minister puudutas ka ülekatte põhimõtet, ma ei hakka siin üle kordama, aga meie jaoks oluline, et me seda instrumenti kasutada saame, mis on täna riigieelarve seaduse paragrahv 60 lõige 4 meile lubab. See tähendab siis seda, et saades teada, et mõni tarne hilineb ja seda tuleb ette, sest me oleme väike riik, maailm on keeruline, suurte riikidega läbirääkimine on ülikeeruline, sest meie mahud, meie osakaalud ei ole niivõrd võimsad kui teistel, et siis selle instrumendi kasutamine on meie jaoks ülitähtis, seda kindlasti ka teeme, nii nagu ka kaitseminister just rääkis. Ja praegu siin olles ma olen optimist, et me 26. aasta hanke ja taristukava suudame ellu viia, aga taaskord kasutades kõiki neid tarkusi ja oskusi selleks, et tarnega seotud tagasilööke juhtida, et see on meie jaoks korralik väljakutse. Ja rohkem ei ole, aitäh. Aitäh, ma annaksin järgnevalt sõna siis härra Kaitseväe juhatajale, et kas teil on oma tähelepanekuid, mis puudutavad siis kaitseinvesteeringute elluviimist ja kaitsekavade siis rahaliste eesmärkide realiseerimist, vastavad need teie nõuandele, on teil probleeme või hakkajäämisi tundub? Tere päevast ka minu poolt. Kaitsevägi jätkab üksuste ettevalmistamist vastavalt plaanidele, ehk siis need tarned, mis me eeldame, et see aasta saabuvad, on olulise tähtsusega, et need üksused õigel ajal valmis saada. Selle aasta suvest alustab teenistust ka keskmaa-õhutõrje üksus ja tarned on praeguse teadmise järgi hästi sünkroniseeritud ka selle väljaõppega. Need ajutised tagasilöögid, mis seotud HIMARS Simonaga, loodetavasti lahenevad lähiajal. Üksus on valmis välja õpetatud, sest laskeseadmed on kohal ja seal mingit tagasilööke pole. Taristu investeeringutest lähituleviku võtmes on meie jaoks väga oluline, et Narva linnaku ehitamine algaks õigel ajal, aga see ei ole pigem investeeringute küsimus, vaid mulle tundub
pigem poliitiliste lahenduste leidmine. Et seega me oleme täna graafikus, aga peame ka aru saama, et seal maailmas toimuvad muutused, millest praegu hetkel on ikkagi HIMARS-simoon ainuke indikaator, ei pruugi jääda viimaseks. Ja teine oluline faktor, millega me oleme tegelenud siin juba mõnda aega, ehk siis kuidas meie enda ühiskonda paremini kaitsta olukorras, kus riigis kehtib üldine kaitsevalmidus, et ka uued süsteemid, mis võimaldaksid droone tõrjuda rahuaja tingimustes sellised, et kõik nõudeks täidetud, ka nende saadavus täna on teistsugune kui jutud, mida selle kohta räägitakse. Seega väga palju võimearendusi on kinni ka selles, et osad tehnoloogiad pole veel nii tootmisküpsed, et neid meile sellises koguses tarnida, nagu meil vaja oleks. Aga suures pildis peame olema valmis ka muutusteks, mis on pigem globaalsete tegevuste tagajärg, mitte selle tõttu, et keegi kodus töö tegemata on jätnud. Minu poolt kõik. Aitäh ja ma annaksin siis ennekõike siis rahvusliku kaitsetööstuse perspektiivis siis sõna, et vaadata, kuidas see ka investeeringud ja sellega paralleelne liikumine ja kaitsetööstus, parkide, muude tegevuste valdkond, meie kaitsetööstusega koos on arenenud, millised on võimalused, millised on probleemid, siis Kalev Koidumäele, Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuhile. Aitäh, härra esimees! Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit esindab siis Eesti ettevõtted, kes tegelevad kaitse- ja julgeoleku valdkonna sektoris. Täna on üle 200 ettevõtte, kes kuuluvad siis erialaliitu. Ja võiks öelda, nendest 20+ on ettevõtted, kelle tooteportfellis on 100% kaitse- ja julgeoleku valdkonna tooted. Kui me vaatame nüüd neid käibenumbreid, millest siin ka eelnevalt oli juttu, et kus viimase 5 aastaga on siis 100 miljonist kuni 750 miljoni müügikäibe kasvanud, siis 2/3 sellest müügikäibe poole pealt tuleb ekspordist ja 1/3 on siseturust. Ja siin ongi ka, meil on, kuna me oleme ainukene Eesti organisatsioon, kes esindab kaitsetööstust, oleme ka selles kontekstis strateegiline partner nii Kaitseministeeriumile kui ka Kaitseväele. Ja ma võiks öelda, et see koostöö tegelikult on iga aasta, iga kuuga läinud ka tihedamaks ja paremaks. Et kui me täna võtame, kui suur osa võib-olla mingitest teenustest on siseturult, siis 3/4 Kaitseväe tehnika remondist, hooldusest on erasektorist. Samas võib ka ära märkida seda, et kui me võrdleme Läti-Leeduga siin, kus on välja toodud, et on Rheinmetalliga erinevaid kokkuleppeid saavutatud, siis täna on Eestis Balti riikide ainuke toimiv lõhkematerjali tootmise tehas Ämaris ajutises kaitsetööstuspargis. Et tegelikult ka sektor iseenesest areneb päris jõudsalt ja kiiresti. Ja see ongi ka see, et meie võib-olla eesmärk on, üks missioonid on see, et toetada Eesti kaitsevõime arengut, kaitsetööstus on ka osa kaitsevõimest. Ja teine pool, mida me liidu poolt teeme, on see, et aidata meie ettevõtteid välisturgudele. Välisturgudel, et edukalt läbi lüüa, on ka väga oluline koduturu referents. Et see, mis me täna näeme välisturgude puhul, on väga tihe konkurents, turuprotektsionism paljudes riikides, kus on riigi osalusega kaitsetööstusettevõtted, siis väikeriikide, väikeettevõtetel on väga palju energiat vaja, et see läbi lüüa ja selles suhtes need samased koostööd, mis meil on nii Kaitseministeeriumiga olnud meie välisvisiitidel, kus on siis Kaitseministeeriumi esindajad olnud meile abiks meie ettevõtete nähtavuse tõstmisel, on igati aidanud kaasa ja see peegeldab ka selle sektori käibenumbrites. Kindlasti vaatame ka selle poole, et kõik, mis puudutab siin võib-olla lokaliseerimist ja suuremahulisi välishanked, et kuidas on ka Eesti tööstus siis suuteline toetama meie kaitsevägi kriisi ja sõja ajal rohkem, et selles suhtes see koostöö kaitseväega, kas võtame selle Kevadtormi õppuse näitel, täna on meil üle 10 ettevõtte, kes oma tehnoloogiatega on kaasatud õppusele, on loodud toetuse tulevikuvõime innovatsiooni väejuhatus, kes on nii-öelda meie vahetu partner kaitseväe poole pealt. Et selles suhtes kõik need elemendid aitavad kaasa ka Eesti kaitsetööstuse arengule.
Aitäh teile ja ma annaksin sõna riigikontrolörile, et meil oli tegelikult väga tõsine arutelu, mis puudutas eelmisel aastal eelarve kontrolli komisjonis, mis oli seotud riigikontrolli järelauditiga kaitseotstarbeliste hangete kohta, aga ka seda peegeldas siis Riigikontrolli vaates riigi 2024. aasta raamatupidamise aruanne, mis sisaldas ka siis riigikaitse valdkonnas kaitseinvesteeringute ja ka siis varade säilimise osas väga suur hulk Riigikontrolli tähelepanekuid, mis puutus ka ainuüksi seda, et kas varade olem või et kus need varad paiknevad, et kas see on tegelikult tuvastatav, oli seal konkreetsed näited olid raportis toodud ja nõnda edasi. Ja siis meil tegelikkuses eelarve kontrolli komisjonis jäi ka niisugune küsimus, et ka Kaitseministeerium, ka Kaitseinvesteeringute Keskus peegeldab seda siis hilisemast tööst tagasi koostöös Riigikontrolliga, et asjade seisu parandada. Et milline on riigikontrolöri vaade praegu siis selle järelauditi pinnalt asjade seisule? Aitäh! Kaks teemat või kahel auditil oli viide. Üks siis oli 2024. aasta majandusaasta koondaruande audit, milles me siis mõningaid probleeme tuvastasime. Hetkel on veel vara öelda selle kohta, mis 2025 on. Audit saab, nii nagu seadus ette näeb, valmis hiljemalt 1. septembriks ja hetkel me suhtleme veel ja täpsustame erinevaid asjaolusid, mitte ainult Kaitseministeeriumide, vaid ka teiste ministeeriumidega, et hetkel ma joont vahele tõmmata ei saa, et oleme küll lõpufaasis, aga jah, töö käib. Liiati ka majandusaasta koondaruanne ise kinnitatakse alles juuni lõpus. Aga jah, siin nuputamist ja infovahetust on. See, mis puudutab investeeringuid, kaitsevaldkonna investeeringuid, siis selle kohta on samuti meil käimas teine audit, mis peaks saama valmis selle aasta teises pooles, et kus me siis vaatame nii-öelda suurenenud kaitsekulude tingimustes siis nende hangete läbiviimist ja raha kasutamist eraldi fookusega. Nii et tegelikult intensiivselt nii ühe kui teise suunas, mitte lihtsalt seire või vaatlus, vaid konkreetsed auditid on seal peal. No võib-olla ma nii palju, Urmas, et kuna sa küsisid, et mis need tegevused on, et kuna Pille on ka siin, siis me tegelikult saame nagu lühidalt selle nii-öelda 3 teema ploki kohta nagu sellise ettevaatava meie tegevuste poole ära. Loomulikult Riigikontroll annab omapoolse hinnangu sellele, mida meie teinud oleme. Aga võib-olla Pille 2 sõnaga lihtsalt ütleb, et mis need tegevused on, kus me eelmise aasta Riigikontrolli tähelepanekuid oleme väga tõsiselt siis töösse rakendanud. Tervist kõigile. Nii nagu minister ütles, 3 peamist tähelepaneku allikat oli siis, et oli varade arvele võtmisega, oli meil nii-öelda probleeme inventeerimise ja ettemaksudega. Et varade arvele võtmise osas, et mis on tehtud, mis on muudetud, regulatsioonid on muudetud, elu on tehtud mõistlikumaks, rollid on täpsustatud, aga on veel üksikuid väiksemaid regulatsioone on töös, sõltub erinevatest nii-öelda protsessidest. Siis me oleme alustanud nii-öelda ka kogu selle materjalimajanduse ehk nii-öelda varade elutsükli, et alates planeerimisest kuni nii-öelda siis elutsükli lõpuni kogu see protsess nii-öelda terves meie valitsemisalas ülevaatamine, uuendamine ja see on seotud sellega, et meil on tulemas uus siis nii-öelda ressursihaldustarkvara, et asjad peaksid minema loogilisemaks, lihtsamaks. Ja inventeerimise osas on hea uudis, oleme viinud nii-öelda inventuuride läbiviimise siis nii-öelda üksustest enda juurest välja, aitäh Kaitseväe juhatajale, et Kaitseväe juhataja leidis selle võimaluse, et sisemiste ressursside arvel me viisime toetuse väejuhatuse üksusesse 10 spetsiaalset, professionaalset inimeste 10 ametikohta, kes teevadki ainult inventuure. Et kuulutused on üleval ja üle Eesti tulevad need kohad. Et sellega me nii-öelda maandame hästi suurelt need riskid, et inventuure teevad professionaalid ja sõltumatud.
Ja ettemaksude osas on inventuur teostatud, seirame pidevalt ja me oleme oma süsteemidesse nüüd nii-öelda ehitanud sisse automaatkontrollid ettemaksude osas. Proua Ingerainen, palun küsimus või repliik? Jaa, aitäh kõikide nende selgituste eest, et mina olen uhka ajateenija ema ja kevadtorm tormab ägedalt. Aga mul on küsimus natuke niimoodi suuremas vaates, et suur rõõm, et meil oma võimekus ka kasvab sõjatööstuses tekitada juurde siis moona või siis seadmeid. Aga et kas praegune olukord, see tasakaal, et 1/3, 2/3, et kui ruttu see üldse nagu muutuda saab, ma saan aru, et nullist midagi üles ehitada on ääretult keeruline, aga et kuidas see nagu tuleviku vaates peaks olema, et kas on mingiks ajaks nagu püstitatud, et kui palju peab Eesti ise suutma endale toota ja kui palju siis eksport peaks olema, et kuidas nagu see tasakaal võiks minna? No me oleme eraldi siin koos sektoriga teinud ju tegelikult Eesti kaitsetööstuspoliitika. Et selle kaitsetööstuspoliitikas me oleme võtnud väga ambitsioonika eesmärgi, et me tegelikult tahaksime jõuda 2-3 miljardilise käibeni. Et me oleme seal täna 760 miljoni juures, eks ju. Sel aastal tuleb kindlasti veel juurde, eks, et aga tegelikult ambitsioon on oluliselt suurem. Nüüd see, et kui ütleme, väikese riigi puhul ikkagi edu võti on see, et kui me suudame eksportida. Et jah, meil on oma referentsi vaja, seetõttu tegelikult me oleme siin väga palju toetanud, ma ei tea, nüüd kui me võtame näiteks viimase EDF-i või viimased Euroopa rahad, et seal oli kokku vist, kui ma õigesti mäletan, 760 miljonit projekt, mul ei ole Siimu siin käepärast, et vist oli 760 miljonit oli projekte, mis on moel või teisel Eestiga seotud, millest umbes otse Eestisse tuleb vist umbes 200 miljonit või. Midagi siukest umbes, ma pakun, et need suurusjärg. Jah, et 26 ettevõtted, kes on nagu nendest Euroopa konsortsiumites sees ja see on puhtalt tegelikult ja ütleme, me riigi poolt paneme sinna väikse seemnekese, sellise miljon natukene peale, et 1,3 miljonit on meiepoolne panus selleks, et 760 miljonit projekte üle Euroopa, millest 200 miljonit tuleb moel või teisel Eestisse, eks. Et tegelikult me sealt ka EDF-is saame päris palju tagasi, aga jah, see väljakutse on see, et meil on tegelikult mõned nagu kaitsetööstuse arendamise seisukohast, ma ütleks mõned riskikohad või ütleme väljakutsed. Punkt 1, mida me näeme kaitsetööstusparkidega, energiaühendused. Ma tutvustasin täna ka siin ühes teises komisjonis parlamendis energiaühenduste vaadeteks, et meil on reaalne probleem, et meie 4 kaitsetööstuspargis, kus on 2 on tegevused käimas ja 2 on praegu eriplaneering lõpufaasis, energiaühenduse saamine võtab Elektrilevi poolt saadetud pakkumisega 1095 päeva. See on 3 aastat. Eks? Me ei saa voolu sinna, eks. Teine on testimised, eks. See on see koht, kus me peame nüüd nagu endale tunnistama, et meie tiibraketti on Eestis väga keeruline testida, sa ei saa lennata 500 kilomeetrit, eks. Me peame otsima mingisuguseid muid väljandeid. Kolmandaks ka see, et meie kaitseväe polügoonid, vahet pole, kas me räägime Nursist, Sirgalast, keskpolügoonist, nad on täis. Ja nüüd tuleb kaitsetööstus ettevõte, eks, ja tahab testida. Me selle testimise ökosüsteemi justkui oleme nagu enam-vähem suutnud nagu kokku leppida, aga füüsiliselt aegasid ei ole. Sa pead kinni selle panema, sa tohid teha ainult siis mingisuguses piiratud ulatuses, et meie Eesti väiksus seab meile tegelikult piirid ja seetõttu tegelikult see kaitsetööstuse koostöö teiste riikidega ja teiste ettevõtetega, näiteks Ukrainaga. Meil on hetkel, ma palusin Kalevile üle vaadata, ma olen 7 umbes, eks ju, on ettevõtted, kellel on reaalne koostootmine Eestis ja Ukrainas, tahaks rohkem tuua, aga selleks on vaja Ukraina poole nõusolekut, eks ju. Ühesõnaga, neid väljakutseid kasvamiseks on küll ja veel, aga ma arvan, et see 2/3, see on enam-vähem tegelikult okei tasakaal, et kui me kasvame ja suudame sealt nagu 1/3 Eesti kaitseväkke tuua, siis see on väga okei. Nii, võtaks siit järjest siis küsimusi. Tähendab, üks küsimus on nüüd sellest, et 9. aprillil kaitseminister teatas või Rahvusringhääling tõi ära uudise selle kohta, et
valitsus langetas, ütleme siis, tavapärase riigikaitse arengukava planeerimise väliselt otsuse selle kohta, mis puudutas siis, kui ma sain õieti aru, loobumist kehtivas või seni kehtinud riigikaitse arengukavas sisalduvast uute jalaväe lahingmasinate soetamise programmist ja selle asendamist siis vastava kuluga 500 miljardi ulatuses, mis oli, ma nüüd tsiteerin kaitseministrit, et see 500 miljonit suunatakse tulejõu ja mobiilsuse suurendamisele, mehitama süsteemidele ja olukorra teadlikkuse suurendamisele. Et kas see siis tähendab seda, et milline, mis tingis siis tegelikult, mis on vist pretsedent vähemalt sellises mahus, eks ole, tavapärase riigikaitse arengukava koostamise protsessi kõrvalejätmine, et mis seda tingis, mis oli selle otsuse aluseks, sest kui me räägime kokku siin, ütleme, investeeringute rahast, mis järgmiseks 4 aastaks on, see on vist kusagil 3,5 miljardit eurot, eks ole. Ma pean siin natuke ikka täpsustama. Et siis, mis oli tegelikult, kui ma võtan 4 aasta peale 10 miljardit eurot pluss kogu kaitse-eelarve ja sealt ma võtan siis selle protsentuaalse jaotuse. Aga 550 miljonit ei olnud 4 aasta peale. Arusaadav, aga paluks siis selgitada, härra kaitseminister. Hea meelega. Kaitseväe juhataja kindlasti assisteerib, toetab. Punkt 1. Kui Eesti alustas lahingmasinate uuendamise plaaniga, siis praeguseks loomulikult ühtegi ju lepingulist kohustust ei olnud võetud. Tehti turu-uuringute põhjal me liitusime näiteks ka siis Põhjala Balti ühisinitsiatiiviga CV90 ühiseks hankeks, selleks, et saada seal turu-uuringus osaleda ja selleks, et saada need hinnad kätte. Selle käigus me selgitasime välja teoreetiliselt pakkujad, kes võiks neid oli 6 vist turu-uuringus, ma pakun. Britid, prantslased, britid, sakslased, korealased, rootslased, teilt hispaanlased ka, ütleme seal General Electric ka. Ühesõnaga, tehti turu-uuring ära, saadi enam-vähem hinna kätte, Kaitsevägi koostas MMR-i ehk siis Military Minimum Requirement'i. Selle pinnalt vaadati, mis on need võimalikud tarneajad, mis on võimalikud efektid, võimalikud hinnad ja selle pinnalt siis Kaitseväe juhataja sõjaline soovitus oli mitte jätkata lahingmasinatega, millega mulle tundus igati mõistlik niimoodi ka edasi minna, et mitte jätkata selles mõttes lahingmasinatega ja suunata see tulenevalt eelkõige meie teadmistest ja infokogumisest Ukrainast, suunata mobiilsematesse süsteemidesse, suunata see eelkõige siis olukorra teadlikkusse, droonidesse, kõigisse sellesse. Ja samas osa sellest rahast suunata ka olemasolevate lahingmasinate eluea pikendamisse. Ehk 10 aastat me suudame neid olemasolevaid masinaid vähemalt veel teenistuses hoida. Ja siis arvestades ka ajalist akuutsust ja kõike, et meil on mõistlikum lahingmasinatest siis vabanev ressurss suunata kiireloomulisemalt nendesse süsteemidesse, mis vajavad kiiremat arendamist. Lahingmasinate juurde, kui selleks peaks olema vajadus, saab tagasi tulla ka 4-5 aasta pärast. Sellepärast, et kui me 10 aastat suudame olemasolevaid masinaid teenistuses hoida, siis me saame selle otsuse teha ka 4-5 aasta pärast, kui selle aja peale sõjapidamine ja tarkus ütleb, et sellist tüüpi lahingmasinat üldse on veel vaja. Nüüd summadest. 4 aasta perspektiivis oli see summa, mis meil, kuna see oli rohkem kui 2030 või 2030 pluss üleminev, siis ta ei olnud 4 aasta raamis, eks. 30-31 isegi ja viimane infopäring, või ütleme viimane teadmine, mis tuli ka tehasest, ütles, et ka 32 võib seal olla. Ehk kogu süsteem, või ütleme kogu see 500 pluss miljonit oli jaotatud tegelikult circa 7 aasta peale. 7 aasta peale oli jaotatud, eks. Ja sellest 4 aasta peale oli suunatud seal kuskil 150 pluss miljonit. Nii et selles 4 aasta vaates vabanes meil umbes 150 pluss miljonit, millest osa suunatakse, me ei tea veel kui palju, kuna selle peale tuleb hange, suunatakse olemasolevate masinate
elukaare pikendamisse ja ülejääv summa läheb siis vastavalt sellele, mida Kaitseväe juhataja soovib, ehk siis eelkõige olukorra teadlikkus, droonid, mobiilsus. See on see, et kuidas seda siis tuleb võtta. Kuidas see, selles mõttes, et ja ta läheb ikkagi, ta ei ole väljas. Tähendab see, et me oleme praegu Kaitseministeeriumi arengukava ehk siis 4-aastases rahavaates ja formaalne otsus nende uute võimete tegemiseks ja selle ära ma teavitasin valitsust, aga see formaalne otsus tuleb läbi Kaitseministeeriumi arengukava kinnitamise. Siis 4 aasta, kus me tõstame, sest hetkel kehtivas KMAK-is on juba lahingmasinate programm sees. Eks? Põhimõtteline otsus on tehtud, me tulime sealt koalitsioonist välja. Põhimõtteline otsus ümberplaneerimiseks on tehtud, Kaitseväe juhataja sisend on tulnud, esimese lugemisega uue KMAK-ile tegime eelmisel reedel ja nüüd me läheme edasi ja siis kinnitame selle ära siis, kui ta on küps. Aga Kaitseväe juhataja võib seda täiendada, miks me otsustasime selle otsuse teha. Jah, härra Kaitsejuhataja. Jalaväe lahingumasinatest CV90 Mark 4 loobumine on vormistunud Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande muudatusettepanek number 1, mis on täna ametlikult esitatud kaitseministrile. Sellele eelnes väga mahukas töö ja analüüs ja peamine argument ongi õppetund, mis me oleme saanud Ukrainast, kus siis soomustehnikaga sellist manöövid enam teha ei saa olukorras, kus sa ei suuda luua seda soomusmassi. Ja teiseks kogu selle platvormi hind, olgem ausad, läks nii absurdselt kõrgeks, et see efekt, mida lahingus ära toob, jälle seda raha väärt. Ja kolmas aspekt, mida ka minister mainis, on lihtsalt teadmatus, millal need tarneajad kätte jõuavad. Kui nad on 2032 või hiljem, siis tänast julgeolekuolukorda arvestades on ta liiga pika aja peale panustamine, sest olukord muutub palju kiiremini. Ja seega me ei tea, kas me tuleme tagasi selle teema juurde, et masinaid osta kunagi tulevikus, aga täna, nagu ka minister ütles, meie eesmärk on üritada pikendada tänast CV90 Mark 3 eluiga võimalikult odavalt nii kaua kui võimalik, sest täna Scouts-Battalion selle sama platvormiga suudab teha ära suurepärased asju. Aga arvestades meie võimelünkasid, oleks olnud tegelikult vale panna esimese hooga raha kinni võimesse, mis ei pruugi seda efekti lahinguväljal tagasi tuua. Ja see on nüüd minu arvates esimene selge näide ka sellest, kuidas seal protsessi sees samalast asjad hakkavad tulevikus tulema. Me saame tehnoloogiliselt targemaks, teatud vahendid tulevad käibesse kiiremini, kui me hindasime. Ja seega me oleme praegu avangu teinud, et sellised muudatused ma pakun välja, et on ka lähitulevikus ette näha. Pealegi me küll oleme eeskujulikult panustame üle 5% kaitsekuludesse, aga kogu summana see raha ei ole väga suur, eriti relvaturul, et sellest on ka vaja aru saada ja panna sinna üle $500 miljardiks olnud ainult hankekulu, aga kogu selle sõjalise võime üles ehitamine on oluliselt kallim. Ja ma ütlen päris ausalt, et me ei saa seda tegelikult endale lähitulevikus lubada, see on üks peamine argument, mis selle taga on. Ja, aitäh, ma täpsustan üle, et härra minister, et see oli siis alternatiivkulu arvestus selles loogikas, et loobuda vähemalt 4-aastases perspektiivis siis nendest uute jalaväe lahingmasinate hankest, vaid suunata seda raha siis kiiremini realiseeruvatesse kuludesse siin erinevates otstarvetes, olukorra teadlikkus ja tulejõud. Aga samas osa sellest 550 miljonist on siis tegelikult, eks ole, olemasolevate CV90 siis rekonstrueerimine või osa sellest, jah. Osa, jah. Jah, me ei tea täna seda hanke hinda, et kas see on 30, 50, 70, me ei tea seda, mis see osa sellest on, aga kindlasti mingi osa sellest, ütleme, mingid 10 miljonid tuleb selleks investeerida, et seda pikendada siis 10 aastat, aga see on kindlasti mõistlik otsus võrreldes sellega, et kui me oleks pannud praegu raha kinni 6-7 aastaks ja teadmata, mis on see viimane hind, et Baesüstems, kes seda toodab, Häglundi tehas, käisin ka ise seal kohal nendega nagu läbi rääkimas, et seesama näiteks Eesti kaitsetööstusesse tuua. Nad olid ka näiteks väga jäigad selles, et Eesti kaitsetööstust kaasata. Väga jäigad. Ma täpsustan üle, et kas ministeerium on viimaste aastate jooksul teinud analüüsi või Riigikaitseinvesteeringute Keskus, et kui palju maksab siis olemasolevate nende jalaväe lahingmasinate rekonstrueerimine, siis, et tagada siis see toimevõime dekaadi jooksul? Me oleme planeerinud loomulikult olemasolevate masinate
elukaare pikendamist. Seal sõltub kõik sellest, mida elukaare pikendamise käigus teha. Kas sa elukaare pikendamise jooksul vahetad põhimõtteliselt kogu masina sisustuse välja ja paned peale ka näiteks droonitõrjeseadmed ja näiteks täiendavad tõrjeseadmed. Või sa piltlikult öeldes hoiad elus ja teed filtrite vahetuse ja ma ei tea, roomikute vahetuse ja sellise nii-öelda elementaarse asja. Et see hind sõltub sellest väga palju. Ja Kaitseväe juhataja nõuanne meile ja RKIK-ile on eelkõige olnud see, et püüda võimalikult ratsionaalselt siis hoida neid masinaid elus. Nii et, aga see on kümnetes miljonites on vahe. 50 pluss masina siis elukaare pikendamine. Ehk elukaare pikendamise mõiste all võib käsitleda seda, et sa piltlikult öeldes hoiad lihtsalt masinad töökorras või sa uuendad nad täielikult ära. Nii et sellekohane kirjalik memorandum on olemas, kus need erinevad alternatiivid on formuleeritud, et millise ambitsiooniga või grandioossusega neid renoveerida. Me oleme praegu selles faasis, kus Kaitseväe juhataja on öelnud, et selle programmiga ei ole mõtet edasi minna, mis puudutab uute masinate hankimist. Milline on täpne siis MMR ehk siis minimum military elukaare uuendamisele, see on hetkel veel töös. Ja, aga ma täpsustan üle, et kui see jalaväe lahingmasinate soetamise otsus, ja me kõneleme, et saada aru, kuna selles mõttes, ma arvan, miks see on oluline, see on nüüd tegelikult kõrvale kaldumine riigikaitse arengukavast, see on ka mõistetav, kui tegelikult tekib ka siis intensiivse lisainformatsiooniga vajadus korrigeerida otsuseid, aga see on üle €500 miljardi mahus, eks ole. Ja nüüd, kas ma täpsustan üle, et kui see otsus võeti vastu, mis on nüüd, mida asutakse muutma, eks ole, siis tegelikult selle aluseks oli alternatiivanalüüs. Üks oli see, et soetada siis, milline on näha sealt koalitsioonist või tegelikult ka turupakkumised, eks ole, kas uued jalaväe lahingmasinad või rekonstrueerida vanad. Ja minu küsimus oli, et kas see nii oli ja kas see dokument on olemas iseenesest, et palju maksab, siis ka erineva võimekusega nende rekonstrueerimine, et selline dokument on teie otsuse eelduseks oli, kui te langetasite selle otsuse siis, et lülitada üldse uutele jalaväe lahingmasinate soetamine kehtivasse 10-aastase arengukavasse, mida veel korrigeeritud ei ole, aga mis siis seisab ees, eks ole, või ta vähemalt poliitiline otsus on selle kohta vastu võetud. Et kas see dokument on olemas? No veel kord ütlen sulle, et me saime Kaitseväe juhatajalt soovi, et me sellega ei jätka. Samas ka soovi, et me jätkaksime olemasolevate masinatega nii kaua kui võimalik. See sisend, mis on praegu antud planeerijatele, on punkt 1, et see elukaare pikendus peab olema vähemalt 10 aastat. Ja punkt 2 on see, et kui palju ta täpselt on, aga siin me oleme vist nii-öelda KMAK-i raames, me praegu püüamegi seda siis aru saada, kas see on 50 või 100 miljonit, aga see nii-öelda see, mida elukaare pikendamise käigus tehakse, sellest sõltub ka see, milline on see hind. Me ei soovi sinna panna kindlasti rohkem kui 100 miljonit, ideaalis me tahaksime jääda 50 miljoni raamidesse. See on see nii-öelda suunis, aga see, mis selle eest saab, selle peavadki RKIK-i tehnikud koos Kaitseväe tehnikute, logistikutega läbi käima, mis siis selle raha eest saab. Aitäh, et mitte siia teemasse kinni jääda, aga miks see on oluline? Oluline on teatud planeerimisdünaamika, eks ole, otsuste puhul, mida riigikaitse arengukava kujundamisel ja nende miljardite eurode formeerimisel on langetatud. Nüüd on olemas €500 miljardi alusel meil üks otsus, seda korrigeeritakse, see on ka juhtimise otsus, mis ei ole eraldi võetuna kuidagi ebaloomulikku, aga oluline ongi tajuda, et mis oli see juhtimisinformatsioon, mis oli aluseks siis ka alternatiivkuluna selle vahel, et kui otsustati see uue võime soetamine 10 aasta sisse lülitada. Ma seda täpsustan üle. Ma seletan sulle veel kord siis, et 10 aasta vaates oli planeerimise alus, et see hind on seal kuskil €500 miljardi kandis. See oli planeerimisalus. Mitte ühtegi riigihankesse sa ei lähe sellega, sa ütled hankijate või ütled tarnijatele, et palju sul raha on, siis tehakse selle järgi pakkumine. On ju nii? Et see oleks väga rumal, kui riik läheks ütlema ette, et meil on täpselt nii palju raha. Me ütleme suurusjärgu ja eeldame, et turg annab meile hinna. Nüüd selle turuanalüüsi käigus
ja ka sellesama võimekoalitsiooni ehk siis CV90 koalitsiooni, mis oli Põhjala Baltikum välja arvatud Läti. Selle võimekoalitsiooni käigus sai meile selgeks, et selle masina hind läheb üle selle piiri, kus meie planeerimiseeldused olid. Ja siis oli vaja teha otsus, kas me jätkame sellega, kas see on mõistlik ja mis on alternatiivid. Ja alternatiivide käigus kaalutigi läbi see, et on mõistlik pikendada olemasolevate Mark 3-de eluiga vähemalt 10 aastat. Nüüd see, mida me pikendame, see ülesanne on antudki Kaitseväele ja RKIK-ile, et selgeks saada. Aga veel kord, nagu ma ütlesin, ideaalis me sooviksime, et, ja mis oli ka Kaitseväe juhataja poolt meil erinevatel aruteludel koos läbi arutatud, et see oleks kuskil 50 miljonit suurusjärgus, aga kindlasti mitte üle 100 miljoni. See oli see rahalise planeerimise eeldus. Et kui palju täpselt on, selle juurde me tulemegi Kaitseministeeriumi arengukavas ehk siis 4 aasta vaates tagasi, sinna planeeritakse mingi raha ja siis peab hakkama ka Kaitsevägi siis ütlema näiteks, et kui see summa läheb üle planeeritava, siis tuleb teha 2 valikut, kas A, sa ütled, et sa võtad kuskilt mujalt ära ja teed selle elukaare pikendamise ikkagi selle rahaga ära, või B, sa ütled, et sa jätad elukaare pikendamisel mingisuguse lisavõime peale panemata, kas sihitamise võime või mingisuguse, ma ei tea, raadioside lahenduse jätad välja vahetamata või kaableid vahetad vähem või see ongi normaalse igapäevase planeerimise osa. Ma loodan, et ma selgitasin nüüd piisavalt selgelt sulle. Ja, ma sain vastuse, kui ma ei taha interpreteerida. Ma kommenteeriks ikkagi, me peame tagasi tulema ka sinna, et millel põhineb otsus soetada nii-öelda uued jalaväelahingumasinad. Me peame aastates tagasi minema, kui kogu lahinguvälja dünaamika oli teistsugune ja meie teadsime, et täna olemasolev CV90 Mark 3 vajab mingil tsüklis oma nii-öelda upgrade'i. Ja me rääkisime midlife upgrade'ist, mis on ingliskeelne terminoloogia ja selle hinnasilt oli suurusjärk 300 miljonit olemasolevatele masinatele. Ja siis andsin mina juhise välja töötada alternatiiv, mis siis, kui me ostame uued masinad, sest see on ju mõistlikum kui vana remontida selle raha eest. Ja veelgi tähtsam, me nägime, et kui tarnegraafikud on meie jaoks soodsad, siis kriitilises ajaaknas umbes 27 kuni 31 on meil võib-olla võimalik hoida üleval 2 soomusjalaväepataljoni. Just selleks, et me oleksime oluliselt tugevam. Nüüd aja jooksul see hind aina kasvas ja veel kui see platvormi hind läks niivõrd kalliks ja tarneajad läksid hilisemaks, et me ei saavuta seda efekti, mis oli algselt plaanis. Ja nagu minister ütles, nüüd me miinimumsummaga teeme elementaarsed uuendused täna olemasolevale CV90-le, millest arusaadavalt on droonivastased süsteemid üks kriitilisemaid, aga muus osas teeme ka mõned tehnilised nii-öelda parandused, et see masin peaks võimalikult kaua vastu, kas see on 10 aastat, ma ei tea, seda analüüsi meil ei ole, aga igal juhul on ta kordades odavam kui uue masina ostmine ja uue võime integreerimine. Veel kord see relvaturul toimuv hinnakasv traditsiooniliste relvasüsteemid on läinud lihtsalt nii üle mõistuse kalliks, et me peame tõenäoliselt vaatama ka lähitulevikus muude võimetega samasuguseid asju. Me oleme praegu julgelt teinud selle muudatuse ära, aga tuleb ka aru saada, et see olukord meie ümber kogu aeg nii drastiliselt muutub, et meil on seda mõistlik jätkata CV90 Mark 4, kui ta ei anna meile lahingus seda efekti, mis ta maksab. Nii, aitäh. Ma küsin seda, et kui nüüd võtta see Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt nüüd, et kui võtta nüüd 4 aasta perspektiiv, palju on riigieelarve strateegias 26-29 kehtivas seda raha nii-öelda eraldis, et kui suurt rahalist mahtu Kaitseinvesteeringute Keskus konsolideeritult, siis ütleme 4 aasta jooksul peab hankima, ütleme siis nii moona kui ka siis relvasüsteemide näol. Et Vahel oskate seda suurusjärgus hinnata ja sellest tõukuvalt on mulle küsimus täpsustuseks, et selles rahas, et kui suur sellest, et praegu on juba võetud kohustuste maht, et saada aru, ütleme, kui võimelised me oleme tagama siis ka sellele eskalaatori lindil selle vajaduste täitmise. Härra Pevkur teab neid numbreid, aga härra Pevkur ütleb siis neid numbreid. Nagu ma püüan aru saada, mis see lisandväärtus sulle on, et me oleme kehtestanud riigikaitse arengukavaga ja see on sama, mis ma ütlesin, et kui me vaatame RES-i, siis järgmise 4 aasta perioodil on meil kasutada suurusjärguseks ju 10 miljardit, natuke peale.
et mida öeldakse, on äkki oli 12 siiski. Ma võin sulle need MAK-i numbrid saata selles mõttes. No 2 miljardit ei ole komakoht. Ei, mul on eelmise MAK-i ja uue MAK-iga lihtsalt, kuna meil muutused, ma lihtsalt praegu 26 kuni 29 oli see vist 10,1 kuskil. Jah, aga nüüd vist, kuna tuli see 1 aasta juurde ja 1 aasta maht on suurusjärgus 2 ja sealt ütleme natuke rohkem ja võtad maha nüüd selle umbes mingi 12, ma arvan, on see, mis on, ja nagu ma ütlesin, 10 aasta numbrit, ma mäletan, 10 aasta summa oli 27 miljardit. Et ja jämedalt see, mis me oleme hoidnud kogu aeg, on see, et investeeringute osa, hangete investeeringute osa sellest on vähemalt pool. Et kui sa võtad kogu selle nii-öelda Kaitseministeeriumi valitsemisala rahatordi, siis seal on, eks ju, umbes 13% on, me oleme näidanud neid torte siin, aga No jah, see on siis üle 5 miljardi euro, kui teha see järgmise 4 aasta vaates on see maht, mis on siis, kas kõik ei tee nende KIK, eks sinna juurde, eks ju, euro on euro, välisvahend on ka euro. Et, aga ma arvan, et jah, kuskil, võime selle aru saada. MAK-i lahti võtta, aga ma pakun, et umbes 6 miljardit on see maht. Ja mu küsimus oli, et kui palju nendest on just kohustusi võetud? Et ütleme lepinguid sõlmitud, ütleme. Hetkel neid andmed ei ole kaasas mul, aga oskan öelda sellel aastal ja järgmisel aastal, et umbes poole jagu on kaetud hangetega. Aga siin tuleb olla tähelepanek, et see ei ole tarne, et see on hangetega kattuvus siis, või kaetus hangetega, poole võrra umbes. Ütleme, et poole ulatuses on tellimused esitatud, ütleme, mitte raamhange, vaid tellimus esitatud, eks ole, ja laekub siis, millal ta laekub eeldatavasti. Aga mul on küsimus, et kui sellest 5 miljardist, selles mõttes 5 miljardit pluss, et kui palju me järgmise 4 aasta perspektiivis plaanime siduda, või kui sellist kavatsust üldse ongi, siis nii-öelda hankijate puhul, kui on 2,5 miljardit on juba nii-öelda hange võetud, ütleme on lepingud või tellimused tehtud ja siis 2,5 miljardit ootab järge, kui palju me plaanime siduda või oleme juba sidunud lokaliseerimiskohustusega, mis puudutab siis Eestisse? Nii-öelda ükskõik millise siis, olgu ta riigikaitselise või üldmajandusliku nagu nii-öelda tagasimaksena või tegevusena Eesti keskkonna. Siin ma pean ise vastama, et meil ei ole seaduses ühtegi määra, aga suunis on, et maksimaalselt iga leping on erinev. Et näiteks laevaehituses, mis on praegu meil hange välja minemas, et laevaehituse puhul see sõnum on see, et maksimaalselt tuleb ehitada Eestis, aga lokaliseerimise puhul ka, et vaata, kui detaili me läheme. Kui sa võtad lokaliseerimist, et siis metall ei tule Eestist, aga lõigatakse ja keevitatakse Eestis, eks. Kaamerasüsteem ei tule Eestist, aga kaamera integreerimine tuleb Eestist, eks. Et saad aru, millest ma räägin, et selles mõttes, et kui detaili sa soovid lokaliseerimisega minna. Et laevaehituses ma arvan, et see protsent tuleb seal 50+, mis on Eestis ehitatud. Näiteks selle sama CV90 puhul Pae Systems pakkus mõne protsendi, väga väikese protsendi. John Muude puhul on see protsent kuskil seal, mis ta siis tuleb seal, ütleme kuskil mingi 30 kanti ma pakun, 25-30 kanti, eks ju. Ehk iga leping on erinev. Iga leping on erinev. Ja siis ma võin öelda seda, et kui me Eesti tööstusest ostame, siis on 100% Eestist, eks ju. Naljaga pooleks öeldes, aga iga leping on erinev. Meil ei ole erinevalt võib-olla mõnest riigist öeldud ja see on olnud meile ka paindlik ja on andnud meile paremat hinda, et me ei ole öelnud, et ilmtingimata peab 30% olema Eestis. Ma küsin nõnda, et iga leping on erinev, nii võib öelda. Aga kui meil on suurusjärgus nüüd tulevikku vaadates 2,5 miljardit ei ole veel kohustustega taetud või ütleme siis tellimustega, 2,5 miljardit on tellimustega kaetud. Kui palju sellest mahust, ja ma möönan, et seal on see nüansseerimise küsimus, et mis on see nii-öelda poolfabrikaatne või lõppfabrikaatne ootus, et kuidas ta nii-öelda Eesti SKP ruumis kajastub, eks ole,
aga siis sa tõid ka konkreetseid näiteid siin kuskil, et see on täiesti kvantitatiivselt võimalik hinnata, et laevade puhul on 50% pluss. Palju siis sellest 2,5 miljardist lokaliseerimisega on nominaalsummas kaetud, mille puhul on juba kohustused võetud? Kui meil on, kõik on erinevad, aga need on võimalik moodustada väga teinekord aitab, vaata, ma arvan, et kõigile meile aitab nagu teinekord, et ole hea, saada küsimused ette, siis me võtame numbrid kaasa, me saame seda vaadata. Et näiteks moonatootmise puhul ei ole väga palju lokaliseerivust, et moonatootjaid pole. Nüüd moonatootja tuleb, siis kui me näiteks nendelt ostaksime, siis see on ju kõik Eesti toodang, eks ju. Et ole täitsa, et saada meile teinekord ette, me saame seda vaadata. Palju meil numbritega. Selge, siis ma lihtsalt esitangi palve, et me saame, kui komisjoni liikmeid huvitab see, et saata see, et palju siis sellest, see on nüüd veidi indikatiivne number, see võib olla ka suurusjärgus seal 3, kui palju meil läks, kui me pool ütleme, aga et sellest siis on nagu lokaliseerimisega tagatud. Aga mul ongi nüüd küsimus, et moonatootja tuleb, et võtame seda, siin on teatud avalik poleemikaga sellega seoses olnud. Eks ole, on see vist, ma ei tea, Archa või Arca Defense, Archa Defense. Et ma küsin kõigepealt, et selle Archa Defense'i koha pealt, kas seda planeeritavat toodanguväljundit, ma saan aru, see on siis moon, et kas seda tüübilist toodanguväljund, kas seda on ka meie enda kaitsevajadus või mitte, ütleme siis vajadustes meie plaanide järgi on see kaetud, et ta teenib ka meie lisaks üldisele majandusele või üldisele kaitsetööstuse tegevusele, teenib ka meie enda kaitsehuvisid selleks, et seda moona on võimalik kasutada ja vastavalt meie plaanidele. No käime siis selle üle. Punkt 1. Eelmisel nädalal olin väga lühidalt Türgis, rääkisin Türgi kaitseministriga, küsisin selle ettevõtte tausta kohta ja küsisin ka ettevõtte enda omanike käest, et mis nad teha plaanivad ja vastused on järgmised. Nagu ma ütlen, punkt 1. Tehas planeeritakse ehitada nii kiiresti kui võimalik, sõltuvalt sellest, kui kiiresti nad saavad erinevad load, lõhkeni käitlemise luba, relvaluba, kõik muud ja ehitusluba. Ehitusloa kätte saamisest on nemad valmis ehitama tehase valmis 12–14 kuuga. Tehase liinid, mis peavad hakkama tootma siis moona, on nendel juba olemas ja see, mida nad tootma hakkavad, on siin Eesti tehases valdavas enamuses keskmaa ja pikamaa ulatusega 155 mürsk ehk siis 30+ ja 40 kilomeetrit ulatusega moon, mida Eesti kaitsevägi kindlasti vajab. Seda esiteks. Teiseks, see ettevõte planeerib siia siis kuni 1000 töökohta, mis valdavas enamuses soovitakse leida Eestist. Aga loomulikult nad peavad tooma ka eksperte teistest riikidest ja ka oma kodukohariigist. Kolmandaks, kõik see poleemika, mis siin on olnud, et kindlasti tulenes paljuski ka sellest, et loomulikult tehas, kui ta võitis selle konkursi, mis oli avalik konkurss, siis ta lähtus sellest, millised olid tema kehtivad lepingud. Eelmisel nädalal, ma ei tea, sa kogu aeg toksid, et kas sa kuulad või lihtsalt juba, kas sa kuulad ka samal ajal, kui ma räägin? Jaa, ma kuulan ja ma lihtsalt taustainformatsiooni sinu pealt tekib, kuna see informatsioon on erineva uudisväärtusega, mida on esitatud varem avalikkusele ja see, ma kogun selle kohta info. Me oleme ka varem seda öelnud, aga ütlen veel kord siis üle, et eelmisel nädalal nad kinnitasid ka kirjalikult, eks ju, et nad on Eestis soovivad hakata tootma pikka moona. Mis eelmisel nädalal veel nende enda kinnitusel samas koha peal nagu toimus, oli see, et nad kirjutasid alla 2 väga suurt lepingut, ühe Bulgaariaga, teise Ameerika Ühendriikidega, ja vist üks leping oli veel, mille lepingute kogumaht oli 3 miljardit. Ja nende kinnitus oli see, et Eestis hakkavad nad tootma Euroopa ja Ameerika Ühendriikide turul. Nii et see on see info, mis nemad seal ütlesid ja sellele me saame täna tugineda. Aga kui küsida, et kas Eestil on nendega hetkel lepingut, siis minu teada hetkel nendega lepingut ei ole. Kas nad toodavad? Jah, toodavad. Kas me soovime, sõltub sellest, milline on nende pakutav hind. Kui nende hind on
sobilik ja konkurentsivõimeline teiste turu peal pakkujatega, siis loomulikult on mõistlik, et me Eestis toodetavat moona ka Eestis ostame. Aga ma täpsustan üle, et selles mõttes avalikkusel on kõlama jäänud see, et ma ei teagi, nüüd see on siis ministeeriumi või ettevõtte esindajate poolt, et see ettevõte kavatseb siin hakata kraadimoona tootma 122 millimeetrist ja lühimaa 155 moona. No, nüüd ma täpsustan üle, et ettevõte kinnitas, et see on kaugmaa 155 moon, et kavatsevad seda toota. Aga kust siis see informatsioon selle kraadide kohta? No nende tootmisportfellis on nii mürsud, on raketid, ehk siis 122 kraadid, et see on nende tootmisportfellis. Ja loomulikult ettevõte, kuna see liin võimaldab toota erinevaid asju, siis loomulikult ettevõte ju toodab oma tehases seda, mis tal on lepingutes. Aga veel kord, kuna nad sõlmisid uued lepingud, siis nad ütlesid, et nad hakkavad Eestis tootma pikka 155 moona. Nii lihtne ongi. Mina ei tea, mis nad siin 1,5 aasta pärast lõpuks tootma hakkavad. Ma eeldan seda, et kui nad on seda kinnitanud meile kirjalikult, et nad hakkavad tootma pikka 155 moona Euroopa ja USA turule, siis see nii on. Ma täpsustan üle, et kaitseministri poolt, et me ei tea, mida nad tootma hakkavad. Aga ma täpsustan üle selles mõttes, et meil on ju mingid hanketingimused, mingisugune loogika. Hange sai läbi, avalikkusele tuli informatsioon, et hakkavad neid kraade tootma. Nad ütlevad, et nad liin võib toota nii ja naa. Ma saan aru praegune informatsioon, mis meile siia tuleb. Ja sa nendid seda, et aga mida nad lõpuks tootma hakkavad, seda sa ei tea. Nii või? Ma nendin seda, et ma saan tugineda sellele ettevõtte informatsioonile, mis nad on meile öelnud. Nad on kinnitanud mulle isiklikult Türgi kaitseministri juuresolekul, et nad hakkavad tootma siin Euroopa ja USA turule pikka 150 moon. Nii on. Ma ei oska sulle teist infot öelda. Aru saada. Aga ma küsin ära Kaitseväe juhatajalt, et kas te olete mingisuguse kirjaliku märgukirja või ettepaneku seoses selle Archa Defense projektiga ja selle vajadusega või tarvidusega meie riigikaitse huvidele või moonasoetushuvidele kaitseministrile saatnud? Eesti Kaitsevägi kasutab kaasaegset suudikisüsteemi, mille jaoks on vaja pika distantsiga moona, mida kaugemal, seda parem. Seda me näeme ka Ukrainas. Nüüd, kui see firma väidab, et hakkab tootma Euroopa ja Ameerika turule, siis lühikese moona turgu lihtsalt ei ole. Et nad ei saa mitte kunagi seda investeeringut tagasi, kui nad peaks tootma hakkama ainult lühikese distantsiga, mis on umbes 16 kilomeetrit, millega ausalt öelda pole kaasaegse suudikidega mitte midagi teha. Nüüd siis, kui see protseduur lahti läks juba ammu aega tagasi, siis tulenevalt nende kodulehel üleval olnud ühest moonatüübist tegi Kaitseväe eksperdid tegid Kaitseväe juhataja jaoks analüüsi, mida see vana moon tähendab ja selle me ka saatsime Kaitseministeeriumile väites, et see moon ei ole see, mida meil on vaja. Ja seega, kui kaitseminister ütleb, et tänase teadmise juures hakatakse tootma pikama moona, siis minu jaoks on nüüd uus küsimus, et mida see tootmine tähendab. Kui ta on 0-100, siis meil on ka kriisi korral võimalik moona toota. Kui ta on lihtsalt mingi etapp kogu selles tsüklis, siis meil on teine. Aga igal juhul pikama moona vajadus 155 mm suudikidel on Eesti Kaitseväel olemas ja see kindlasti teraneb kriisi ja sõjal. Et seega, täna, kui keegi hakkab ütlema, et tehakse vana moona nii-öelda, siis ma ei näe selle äriloogikat, kui ma ausalt ütlen. Aga vastab tõele, et me oleme oma hinnangu andnud sellele M107 moonale, millest oli umbes eelmise aasta lõpus oli nii-öelda analüüs käimas ja seetõttu on see selgelt ka teada, et see ei ole meie süsteemidele sobilik ega vajalik, sest distants on liiga lühike. Nii et fikseerime ära, et Kaitseväe vaates, mis puudutas, ja tõepoolest see oli siis vähemalt avalike allikate pinnalt, ma saan tugineda neile, mis on meediaruumis öeldud, eks ole, et nende kraadide moon ja need lühimaa või suhteliselt lühimaa siis 155 kaliibrine moon, selle järgi Kaitseväel vajadust ei ole.
Ja meil 122 millimeetrist nende kraadisüsteeme meil ei ole, aga meil ei maksa alahinnata ka ukrainlaste vajadusi, kellel need endiselt on. Ja ka NATO liitlastel on veel vähestel need alles, aga meil neid süsteeme ei ole, sest nad ei anna meile seda eelist, mis on just distantsi ja tulejõu mõttes vajalik võrreldes Venemaa. Venelastel on kraad, aga see vaikselt ka vahetub välja uuemate süsteemide vastu. Nii et siis ma saan aru, ma tulen nüüd selle juurde tagasi, et suuliselt aga nii-öelda ühtegi, kui see kaitsetööstuspargi otsus langetati, oli vist 8 konkurenti oli kuskil meedias, korrigeeri, et mitu konkurenti oli, kes siis erineva moona, ütleme selle tööstuse peale tegid oma pakkumisi või vähemalt? Ära keera asja sinna, kus teda pole kunagi olnud. Et esiteks suure moona tootmise lõpliku pakkumise tegi ainult üks ettevõte. Seda esiteks. Teiseks, selle konkursi käigus me ütlesime algusest peale, et Eesti riik ei soovi võtta endale ühtegi kohustust. Teised pakkujad pakkusid meile 100 miljonilise aastase ostukohustusega kohustust, mida me ei olnud nõus võtma. Kolmandaks, selle tehase rajamise eesmärk oli saada siia laskemoona tootja. Ja nagu ma ütlesin, lõpliku pakkumise tegi üks ettevõte. Neljandaks, kui sa küsid, et kas kirjalikult on, siis selles ühisavalduses, mille me Türgis alla kirjutasime, seal on sõna selgelt kirjas, et hakkab tootma ka 155 extended range, ehk siis pikka ulatust. Sõna selgelt on kirjas. Nii et kõik need spekulatsioonid ma soovitaks siinkohal lõpetada ja keskenduda sellele, et ligi % Eesti SKT-st investeering Eestisse tuleks, need ligi 1000 töökohta tuleks ja et me saaksime endale tehase, mis suudab toota moona, mis on Eesti kaitseväele vajalik ja saaksime siia 1000 töökohta ja saaksime tegelikult võimekuse, kus seda moona toodetakse täistsüklis ehk kogu siis alates mürsu kesta valmistamisest lõpetades täitmisega. Jaa, et ma täpsustan üle, et ma saan aru, et üheski kirjalikus dokumendis ja kirjalikke dokumente ju esitas, eks ole, ma kujutan, et tehas, kui langetati otsus selle tehase kohta, siis oli Ida-Virumaal kaitsetööst, ütleme selle pargi osas, et seal moona spetsifikatsiooni ei sisaldunud. Ma pean üle vaatama, aga Erkik oskab võib-olla seda kommenteerida siis nende hankijate või tähendab selle läbirääkimiste poole pealt, aga minule teada olevalt see ei olnud konkursi tingimus, et me ütlesime suurekaliibrilise moonatootja, aga ma pean üle vaatama, kas meil oli seal kirjas täpselt see, et mida peab tootma hakkama, ma ei ole selles kindel. Ei, ma ei mõelnud, et kas meie ütlesime, kas Eesti seadis selle tingimuseks, aga kas Türgi ettevõte siis andis mingit informatsiooni, mida nad tootma hakkavad, või see oli, nad ütlesid lihtsalt, et teevad moonatehase ja vastavalt siis tellimusdünaamikale hakkavad valmistama millist moona iganes. No läbirääkimisi pidas Kaitseinvesteeringute Keskus, et siis peab nagu... Kas sa, härra Vaher, oskab täpsustada võib-olla? Ja peast, või vastata hiljem. Aru saada, võib-olla saab hiljem selle kohta. Aga veel kord, Urmas, veel kord, et ükskõik kuhu sa tahad selle jutuga nagu tüürida, ma ütlen sulle veel kord, tänaseks on nad kinnitanud, et nad hakkavad tootma pikka moona. Et ükskõik, mida sa nagu või kuhu tahetakse seda vestlust nagu tüürida, siis ma saan aru, et siin on olnud eetris ka teie erakonna liikme kirjutised, eks ju, et selles mõttes, et kes esindas teist ettevõteteks, kes ei osutunud sellel konkursil edukaks. Et ma saan sellest kõigest aru, aga palun saaga aru sellest, et selline teadlik mittekorrektse info levitamine ei ole kohane. Ma tean seda, et Eesti avalikkuses on tulnud informatsioon, mis puudutab kraadide tehast. Ma tean seda, et nagu Kaitseväe juhataja kinnitas, Kaitsevägi on saatnud sulle kirjaliku memorandumi, mis puudutab seda, et seda niisuguses sellist tüüpi toodangu spetsifikatsioonil Eesti riigikaitse huvidele vajadus puudub. Kaitseminister täna teatab, et tegelikkuses hakatakse ka tootma Eesti Kaitseväe vajadustele vastavat moona. Ma küsin, täpsustan lihtsalt üle, et kui oli see vestlus siis Türgi kaitseministri juuresolekul ja koostöömemorandumi sõlmine, mida tähendab sõna ka? Ma täpsustan, kõigepealt Kaitsevägi on sisendanud 155 mm lühikese distantsiga moona osas. 122 moon on meie nägemuse järgi vajalik Ukrainale.
Ehk siis meie ei ole kirjutanud kaitseministrile 122 osas mitte midagi. Aga 155 lühidistantsi moon on see, mille osas me andsime sisendi, et kaitseminister ka paremini varustatud selle infoga, mis puudutab seda konkreetset moona. Nii, aga ma küsin jälle ministrit üle, siis on proua Poolmann, et mida tähendab ka, et kas see tähendab, et siis tehas hakkab tootma pika maa 155 moona? Või et ta toodab moona, mille järgi on tellimuslik vajadus? No veel kord, nad on see, mida nad ütlesid mulle Türgis, sõna selgelt ütlesid, et nad hakkavad tootma Euroopa ja USA turule 155 pikka moona. Kas tehasel on ka võimekus muud moona toota? Jah, on. Proua Poolmann. Ja võtan ministri sõnasabast kinni, aga kuidas on välistatud, et nad ei tooda moona mitte ainult Euroopa ja USA turule, vaid müüvad ka Vene turule, et tegu on ju ikkagi eraettevõtlusega. Aitäh. Selleks on väga lihtne välistus. Selleks on Välisministeeriumi juures strateegilise kauba komisjon annab igale Eestist välja minevale siis laskemoonale selgelt loa, kuhu see nii lihtne on. Ma küsin lihtsalt üle nagu võrdleva täpsustuse, et palusin välja, et palju, siin on, ütleme siis, Läti ja Leetu tulevad need koostööprojektid Rheinmetalliga, eks ole, kus siis vastavalt need riigid on vist vähemusaktsionärid, eks ole, ja tagavad tellimuse ja panevad sinna oma raha sisse. See mudel, mida Eesti ei pidanud asjakohaseks ökonoomsetel kaalutlustel, ütleme nii. Ja on fikseeritud väga suure hinnaga kohustus ühe moona, ühe mürsu hind on selgelt üle turuhinna, vähemalt see hind, mille mina olen Leedus saanud, see on selgelt üle turuhinna, mürsu hind. Aga ütleme ma vaatasin, palusin võtta välja andmed, Läti ja Leedu tehase investeeringu maksumused on enam-vähem võrreldavad selle Türgi vähemalt väidetava tehase maksumusega suurusjärgus 250–300 miljonit. Aga mis mind üllatab objektiivselt, et mis see võib olla põhjus, et kui Türgi tehas ütleb, et ta loob 1000 töökohta, siis Läti ja Leedu tehaste, vähemalt see on avalikel andmetel põhinev prognoos, eks ole, on paarsada inimest seal, 150 kuni paarsada, et millest tuleneb nii suur prognoositavate töökohtade hulk, mitte et see eraldi võetuna paha on, eks ole, kui töökoht on juures Ida-Virumaal, aga et millest see tegelikult peitub siis? Varieeruvas niisuguses toodangu sortimendis või? Ma ei oska sulle lõpuni sellele vastata, et seda peab kindlasti tehase käest endalt küsima, aga samamoodi me peame sisse vaatama Läti-Leedu tehase puhul, kas on täisliin, ehk nagu ma ütlesin, üldisi valmistamisest kuni täitmiseni, sinna vahele jääb veel laengud, sütikud ja nii edasi. Samamoodi, kas sinna sisse on arvestatud logistikaahel või mitte, et ma arvan, et see ei ole nagu sellele on väga raske praegu hinnangut anda, et ma ei tea ka Läti-Leedu tehaste spetsifikatsiooni, kas nad teevad täisliini või nad teevad ainult täitmist või midagi muud. Nii et Rheinmetalliga ei ole mul nagu selgust, et kas see on nagu täisliin või mitte. Seal on päris suur vahe. Küllap ta on tooteprotsessiga, aga ma täpsustan üle, et siin on kõlanud, sa võitsid ise ka selle tausta kohta, meedias on toodud esile probleeme selle usaldusväärsusega seoses, eks ole. Ma ei oska kommenteerida, võtta hinnanguid, aga on kõlanud mingeid fakte probleemide kohta, mis on seotud siis sellele ettevõttel eksporditurgudel läänes, eks ole, või lääneriikides asjaajamisega. Et kas praegu Kaitseministeeriumi nii-öelda julgeolekuhinnad, mida te ilmselt vastavalt asutuste või ka liitlaste poolt olete tellinud, lubab väita, et need väited on alusetud ja mingeid menetlusi või mingeid süüdistusi meie liitlasriikide poolt selle ettevõtte tegevuse osas ei ole, et siin tegelikkuses need on saanud ammendav vastuse? Ammendava vastuse me saame siis, kui see ettevõte taotleb endale relvaluba, lõhkeaine käitlemise luba ja siis tehakse vastavad kontrollid täie põhjalikkusega. Aga ma mõtlen, et need oli vist härra Oidsalu kirjutas, ma ei tea, kust ta need infot võttis selle, aga ju ta guugeldas või kust, aga tal oli konkreetne nimistu mingisuguseid probleeme. Kas härra Oidsalu väited pidasid siis paika
või tegelikult ei pidanud paika, ma mõtlen faktiliselt, eks ole. Ja teine asi, et mingid faktid võivad aset leida, aga nad ei pruugi tähendada suugi mitte midagi süülisust ja midagi halba, eks ole, vaid kaasneb konkurentsikeskkonnas, ka relvatööstuses väga tugev, eks ole, vastastikusel võitlusel on edasi. Et selle kohta informatsioon praegu, mis lubab väita Kaitseministeeriumil või praegu julgeoleku taustakontrolli ei ole tehtud, see leiab aset siis, kui, ma ei tea, sõlmitakse lepingud ja vastavalt siis riigisaladuse seadusele antakse siis relva või tootjale siis õigus saladus käidelda ja siis selle riigisaladuse kontrolli käigus seda vastatakse. Ettevõte taotleb lõhkeaine käitlemise luba ja relvaluba. Selle käigus peavad nad läbima loomulikult ka taustakontrolli. Ja selle käigus vaadatakse siis kõik need asjaolud üle. Et see on see. Minule ei ole teada hetkel, et oleks käimas mingisuguseid menetlusi. Et ma küsisin ettevõtte käest ka Türgis üle, vähemalt nad ei öelnud mulle või ei avalikustanud, et nende kohta oleks käimas mingit menetlust. Ja notar, näed, Elmar ütleb kõrvalt, et notar küsis ka selle üle ja et selle kohta ei ole ka notarile teada, et oleks käimas mingit menetlust. Enne kui leping sõlmiti. Tallinna notar ilmselt, eks ole, mitte Eirav. Notaril seda taustainfot on muidugi piiratud, ma kujutan, et tema võimaluses, seal notaritel nüüd, me ei saa ka neil loodud, spionaaži notarid. Ja nad teevad pädevad päringud oma notariseaduse kaudu. Okei, aru saada. See on rahapesuga seotud korruptsiooni asjaga. Aga ma täpsustan üle, et praegu mingit eraldi julgeolekukontrolli läbi viidud ei ole, võimalik, et seadus ka ei võimalda seda julgeolekukontrolli läbi viida lihtsalt suvalise ettevõtte kohta, eks ole. Seadus võimaldab kontrolli läbi. Siis, kui on teatud menetlusfaas saabub. Aru saada. Et ma küsin veel üle selle kohta, et mis Mul tuleb järgmise asjad peale, et kui kaua sulle plaanis on? Kui on, ma arvan, meil on koosolek kella 3-ni, et kui meil on veidikene, me veel enne istungi algust, kui peab härra minister ära minema, siis ma arvan, kolleegid saavad, kui on võimalik olla, oleks hea ja see on mõistetav, kui on mingi muu ülesanne. Aga ma täpsustan veel üle, et selle kohta, et kui meil praegu, härra minister, sa mainisid, mis puudutas siis kaitsevahendite eraldamist nüüd, kuna tehakse ka, eks ole, Kaitseministeeriumi arengukava järgmiseks 4 aastaks, siis järgmiseks 4 aasta perspektiivis. Et oli vist, mainisid, et järgmisel ja ülejärgmisel aastal, protsendiühikutena siis SKP-st on plaanitud kulutada, kui mulle ei meelde see number, ma kirjutasin paberile 5,1% ja siis 28., 29. või oli 29-30, et see summa kasvab kuni 6-ni. Oli vist nii, vähemalt sa väljendasid niimoodi, et see summa kasvab. Millest on see, ütleme, see ei lange kokku nüüd, tõsi küll, ta ei kasvanud praeguse aja väetes, ta ei sisalda informatsiooni 4 aasta kohta, meil on 3 aasta kohta, aga see ei ole päris see, mis on kirjas, ta on ebaühtlasem, kui on kirjas riigieelarve strateegias 26-29, et millest see on tingitud? On see tingitud siis hangete hilinemisest või? See on tingitud sellest, et sa olid vahepeal telefonis ja ei kuulanud, mis ma rääkisin. Ma rääkisin, et... Võta nõppust. Jah, just nimelt. Et kui sa oleksid kuulanud, siis oleks väga täpselt tähele pannud, et ma ütlesin, et see 5,1 ja 5,15 või mis need täpselt, mul on need täpsed numbrid kus olemas, jõuavad 5,5-5,6%-ni 28-29, mis on RES-is kenasti kirjas. See, mis ma ütlesin, et mis võib selle 5-6-ni on Euroopa Liidu MFF ja teised välisvahendid ehk NATO ja USA abi. Ja kui ma nendega koos võtan, siis koos nende summadega võib ta küündida seal 5,8, 5,9, võib-olla ka 6%. Et me ei tea praegu 28-29 aasta välisvahendite mahtu. See oli see, mis ma ütlesin. Ehk RES-i numbrid on ikka RES-i numbrid ja need, mis on RES-is kirjas. Ütleme, 27, ütleme, kui täpsustame üle, 27 aasta number RES-is, mis puudutab konsolideeritud riigikaitsekulusid, on, mis ta oli, 5,25, mitte 5,1, eks ole? Ma ütlesin 26. aastal 5,1. 20, aga ma mõtlen 27. aasta. 27. on, ma pean üle vaatama, mul ei ole... Te lähtute praegu ütleme, teie lähtekoht on praegu, et olemasolev RES
mis puudutab siis, eks ole, mis on kinnitatud ja mille alusel ka siis on RES-i alusel MAK-i loomulikult. Ja ma ütlen, et te lähtute, need numbrid, mida sa viitad, on sinu teadmine, mis lihtsalt sisalduvad 26–29 RES-is vastavalt järgmiseks 3 aastaks. Nii, jah? Ja ma toon sulle lihtsa näite sellest aastast. Selle aasta eelarve, mille parlament ka kinnitas, mille alusel see arvutus alguses oli 3,4% SKT-st. Nüüd SKT muutusest tulenevalt ja näiteks ületulevate 24-25 ületulevate vahendite parem kasutamine ja siis täpsustatud eelarve käigus me oleme praegu teinud esialgse hinnangu, mis vajab veel loomulikult valideerimist viimaste majandusnumbritega, et eelmise aasta tegelik kaitsekulu oli 3,92, mitte 3,4. Ehk vahe oli 0,5% punkti. Nii et sellest tulenevalt ma ütlengi sulle, et ega me ei oska sulle väga täpselt. Me lähtume MAK-i tegemisel loomulikult RES-i numbritest. Me ei võta kuskilt lae vasakust nurgast neid numbreid. Ja ma küsin veel Elmar Vaherilt üle selle kohta, et siin on praegu, meil on järgmiseks, ütleme, 26–29 on vist moona soetamiseks kuskil 2,5 miljardit arutatud, vist, eks ole, nii, veidike alla 2,5, eks ole. Ütleme nii. Ma võtsin selle programmi, mis Rahandusministeerium on, seal oli see kaitseheidutuse programm, eks ole, seal oli, ma võtsin 2,5, seal oli öeldud, et siis moona soetamine. Et ma küsin nüüd seda, et kui palju sellest just nimelt moona valdkonnas on lepingutega teetud, mis summa mahus? No moona osas 26 aasta, või võin öelda, lepingud sõlmitud 27 aasta. Täielikult? Jah, et 27 üle vaatama. Aha, see oleks ka võib-olla hea täiendav informatsioon selle kohta, et kuidas ta meil selles loogikas jookseb. Ja küsin kaitseministrit, et 2002, meil oli siin vahepeal juttu, me oleme võrreldes sellega, mis oli poleemika selle 1,6 miljardit kaugmaamoona oli, eks ole, siin, aasta poolteist tagasi, eks ole, oli ikka märksõna. Võrreldes sellega konsolideeritud on arusaadavalt moona summasid tegelikult suurendatud, eks ole, kuna kõvasti suurendatud, eks ole. Aga mu küsimus ongi, et milline praegu, kui me räägime, oli niisugune ka indikatiivne aasta, oli siis, et 2028. aastaks selline kaugmaa hävitusvõime saavutada, eks ole. Et kas praegu nende nii-öelda planeeritud rahaga ja planeeritud hangetega, mis tehakse, on see ambitsioon endiselt jõukohane? Või on ta tagatud, et me täies mahus saavutame selle? No jällegi, me oleme muutuvas protsessis. Me Kaitseväe juhatajaga just mõni aeg tagasi arutasime seda, et kas me peame tegema muutusi ka meie süvalöögivõimes. Ja järeldus oli see, et jah, me teeme need muudatused süvalöögivõimes ka selle sama uue MAK-i perioodi raames. Ja selle süvalöögivõime all me peame silmas nii raketisüsteeme kui näiteks tiivrakettide ja pikamaa droonide soetust. Nii et selles mõttes, et jah, meie ja just nimelt, mida oleks võimalik saavutada ja soetada võimalikult kiiresti. Nii et see otsus tuleb ka nüüd selle MAK-i käigus, et me fikseerime ära, kui palju ja mida me täpselt siis ka pikamaa tules muudame. Nii et pikamaa tuli senimaani oli seotud meil ju Aimarsi võimega pluss või süvalöögivõime ja pikamaa droonidega, mis lendasid siin 70 kilomeetrit võib-olla pluss. Nüüd me näeme seda, et ka pikamaa droonide võimekus on hoopis teistsugune, nii et nii pikamaa droonide, süvalöögi tiivrakettide kui siis ka näiteks Tianmu soetusega meie tuleulatus kindlasti muutub. Ja Tianmuud peaksid tulema 28, kui ma õigesti mõtlen, koos rakettidega. Nii et kui lühidalt formuleerida, et selle süvalöögivõime saavutamine, täieliku saavutamine 28. aastaks on realiseeritav ja sellest lähtuvad nii, see on tagatud nii praktilise tegevuse kui ka rahaeraldusega. Rahaeraldus on tehtud
Ma ei kasutaks kindlasti sõna ja ei soovitaks ka sul kasutada täielik saavutamine, sellepärast et täieliku saavutamist kunagi ei jõua, see on nagu Tallinna linnaga, et sa kogu aeg pead juurde soetama. Ja selles mõttes, et kui on võimalik vahendeid süvalööki juurde panna, siis tuleb neid panna. Aga loomulikult siin on omad sõjalised planeeringud vastavalt sellele, mis on meie sihtmärgid ja vastavalt sellele, mis on regionaalne plaan ka NATO tasandil. Ehk igal ühel on omad ülesanded. Aga need, ütleme, jah, me saavutame oluliselt parema süvalöögivõime, kui meil on praegu. Aga ma küsin Kaitsetööstuse Liidult, et see, mis puudutab lokaliseerimist, kas te näete, et siin on mingisugust ambitsiooni võimalik korrigeerida? Härra minister peab ära minema, ma tänan, see oli südamlik, aitäh hea info eest. Et kas on võimalik seda lokaliseerimisambitsiooni kuidagi tõsta, ilma et see ei riivaks siis ka kaitsetarviduse vajadusi ja hinnataset olemuslikult, või te leiate, et see praegune nii-öelda portfooliona või rätsepa ülikonnana, kus üksikute projektide mõttes seda vaadatakse, milline see võimekus on seda soetada, on piisav Kaitsetööstuse Liidu vaadates? Aitäh, eks kindlasti veel vaadata ka see, et mis on meie tööstuse tänane võimekus ja kui välishangete puhul rakendatakse lokaliseerimise tingimusi, siis see kindlasti aitab ka kaasa selle, et tuleb ka Eestisse tehnoloogiline siire ja see oskus ja teave, mis tervikuna aitab kaasa ka selle sektori arengule. Et loomulikult, mis on võimalik Eestis toota, tööstus on valmis Eestis tootma ja tarnima. Ja me saame ka sellest aru, et ei tohi ka minna lokaliseerimise rakendamisega ka Kaitseväele. Ei tohi mõjutada Kaitseväe varustuse kättesaadavust, et hind läheb liiga kõrgeks, siis mahud võivad olla väiksemad. Aga kindlasti see lokaliseerimine on ka selles suhtes oluline, et kriisi ja sõja ajal oleks olemas meil kompetents teatud siis materjali tootmiseks või ka teatud relvasüsteemide elutsükli tagamiseks. Selge. Ja mul on küsimus nüüd et Elmar Vaherile, et siin tegelikkuses puudutab seda nüüd Archa Systems probleemide kohta, et kas selle konkursi viis läbi tegelikult Kaitseinvesteeringute Keskus või mingisugune komisjon või see ministeeriumi komisjon või keskus viis läbi selle ja tuvastas siis, et see moonatootmistehase pakkuja ainukene, siis ma saan aru, et ainukene oli siis Arca Systems, et ükski teine, ma saan aru, nagu härra kaitseminister ütles, ükski teine ettevõtte huvi ei näidanud, ainult Archa Systems oli valmis seda tegema, et oli siis keskus langetas selle otsuse või kes? Meil on protsess majas selline, et RKIK teeb turu-uuringu avatud pakkumise põhimõttel. Ettevõtted pakuvad ja siis on kokku lepitud otsustusskeem ja me läbime selle otsuse saavutamiseks siis eelkoordinatsiooni Kaitseministeeriumis ja lõpuks on siis lõppotsus, mille nõupidamine, mida juhib siis kaitseminister. Ja see on siis see koht, kus langeb lõplik otsus, arvestades kõiki tehiolusid, arvestades kõike, mida me oleme küsinud ja lepingu põhialuseid ja nii edasi. Et jah, see otsustusprotsess on läbitud ja sealt tuli otsus selle ettevõtte kasuks. Ja ma täpstan üle, et selle loogikaga tähendab, mis on nüüd ERR-is on toodud informatsioon ära, ma ei oska seda kommenteerida, see on informatsioon, mis võib, aga ei pruugi olla tõele vastatav, eks ole, et Archa Systems asutajate juhti on kadustanud rahast NATO lepingutega manipuleerimises ja möödunud aastal USA Justiitsministeerium süüdistust loobus või? Et kas selle kohta Kaitseinvesteeringute Keskus ka mingisugust siis infot kogus või küsis vähemasti selgitusi ja kui selgitusi küsis, mis olid siis see vastus sellele infole? Ei oska praegu kommenteerida, mind ei olnud selle protsessi juures, aga saame majas küsida. Aga nii nagu iga lepinguga teeme me avaliku turu-uuringu.
paneme lauda siis need variandid, mis meil on, ja selle põhjal tehakse otsus. Aga nii nagu kaitseminister sõnastas, et siis lõplik ja täielik igakülgne kontroll toimub siis lubade menetluse käigus ja see protsess algab õige pea. Leping allkirjastatud nüüd ja saame edasi minna. Nii, aga aitäh, ma tänan kõiki, see oli väga hea kasulik info, tõesti ootaksime Riigikontrollilt, siis kui 1. septembriks tuleb see ma ei tea, Phase 2.0 sellel järelhinnangul, ma arvan, see on oluline läbipaistvuse selguse tagamiseks. Meil tegelikult jäi õhku tõepoolest see, et kui Kaitseministeeriumilt paluksime tõesti, ma arvan, see on väga oluline saada informatsioon, mis puudutas selle 550 miljoni euro otsuse esimesele otsusele eelnenud kirjalikku memorandumit ja siis ma saan aru, et ka kirjalik taas esitatavalt on olemas otsuse korrigeerimise dokument, et see oleks väga oluline. Tegelikkuses siis oleks tõesti palve, kui Kaitseinvesteeringute Keskus saadaks selle Archer Defense, eks ole, selle dokumendi, mille alusel siis ministeerium otsuse või keskus langetas, et mis moona spetsifikatsiooni ja muude küsimustele sisaldas ja ma saan aru, et mingisugune kirjalik dokument kas on tegelikult siis selle härra Pevkur sõlminud Archer Defense'iga siis loetud päevad tagasi, mis ongi tegelikult siis tuli nüüd uue informatsioonina ja kui ka tegelikult siis, kui Kaitseväelt saab paluda ka tegelikult, siis ma saan aru, et Kaitsevägi saatis ka mingisuguse analüüsi, mis puutas siis Kaitseministeeriumile, mis puutas selle lühi 155, eks ole, kasutamist, et see oli kiri, et see oleks ka huvitav siis teada, et taustana. Miks ma arvan, on see oluline? Need on väga suured summad, eks ole, neid tuleb korrigeerida, see on ka kaitseolukorras ja tekivad täiendava informatsiooni alusel või ka turusituatsioonist tulenevalt mõistlik, aga ma arvan, et siin meil on see kontekst, mis on see Riigikontrolli, see investeeringute loogika, eks ole, ja ma arvan, et see täiendavat turvalisust see tagada, ma arvan, see vastub kõigi riigikaitse osaliste ja ühiskonna laiematele huvidele. Ja võib-olla tõesti on huvitav ka, et kui ministeeriumist saab paluda ka selle, mis puudutas, et milline on juba võetud kohustuste 2,5 miljardi ulatuses, suurusjärgus me võtsime seda tulevikku vaadates, on tegelikult lokaliseerimise protsent või mitte protsent, aga siis nominaalsumma, kuidas me lokaliseerimist tagame. Et see oleks võib-olla need niisugune väikene ka lisainfo. Ja veel kord ma tänan kõiki ja jõudu ja eriti praegu Kaitseväe juhatajale, Kaitseväele, Elmar Vaherile, kolleegidele, ministeeriumile. On pingsad ajad, eks ole, torm ja kõike muu, eks ole, ja lõhus. Aitäh!